Ukraina sõjas on tavaliselt just uued ja kõrgtehnoloogilised relvasüsteemid need, mis pealkirjadesse jõuavad, mis on ka mõistetav. Õhudroonid, meredroonid, maismaarobotid, tehisintellektil põhinev autonoomne sihtmärkide jälgimine ja muud sõja ajal kasutusele võetud uued süsteemid on põhimõtteliselt muutnud seda, kuidas sõda praegu ja tulevikus peetakse. Aga see sõda on andnud uue elu ka eelmise sajandi relvasüsteemidele. Ukraina on osutunud eriti osavaks vanade ja mõnikord isegi antiiksete süsteemide ümberkujundamisel tõhusateks relvadeks kõrgtehnoloogilisel lahinguväljal, sealhulgas relv, mis töötati välja üle 100 aasta tagasi ja millele pole siiani võrdset. See on M2 Browning. Algselt töötati see välja pärast esimest maailmasõda, kasutades kaevikusõjast saadud õppetunde, kuid Ukrainas on sellele antud ülikaasaegne eesmärk – droonide allatulistamine. Siin on, kuidas Ukraina kasutab Madussi, nagu seda relva hellitavalt kutsutakse, ja miks see tõenäoliselt niipea ei muutu. Lahinguväljal on alati õnnistus, kui sul on tagavara võimalus. Kujuta ette järgmist olukorda. Ukraina mobiilne droonitõrjemeeskond jõuab oma määratud positsioonile ümberehitatud kaubikus. Nende peamine relv on komplekt ülikaasaegseid püüdurdroone. Need väikesed kiired droonid lastakse teele lähenevate Vene droonide pihta, tuues need alla kas otsese kineetilise löögiga või plahvatades nende läheduses. Meeskond peatub põllul ja hakkab vaikselt tee ääres püüdurdroonide maapealset juhtimispunkti üles seadma. Pealambid lõikavad ööpimedust, kui nad valmistuvad startimiseks. Enne püüdurdrooni õhku saatmist lasevad nad välja väikese 4 krootori, et piirkonda luurata ja kontrollida radari segamist. Kaubikus jälgivad sõdurid selle edenemist arvutiekraanilt. Äkitselt kaob pilt ja ekraanile ilmub ainult lumi. Midagi, tõenäoliselt elektrooniline häire, on luuredrooni signaali seganud. Püüdurdroone ei saa välja lasta ja missioon jääb enne algust katki. Aga meeskond pole kaugeltki abitu, et end kaitsta lähenevate droonide eest, mille peatamiseks nad välja saadeti. Juhtimisvaani kõrvale paigaldatud kastiauto peale on kinnitatud nende usaldusväärne M2 Browningu kuulipilduja. See ei pruugi olla nii tipptasemel ega nii glamuurne kui kaasaegsed püüdurdroonid nagu P1, Sun või Merops. Kuid mobiilsed tulistamismeeskonnad, kes kasutavad M2 Browningu, on endiselt üks tõhusamaid vastumeetmeid lahinguväljal lähenevate Vene droonide vastu. 2025 aastal väitis Ukraina ülemjuhataja Oleksandr Sõrski, et nad tulistasid alla umbes 40% kõigist lähenevatest droonidest. Kui Ukraina läänepartnerid hakkasid 2022 aastal esimest korda saatma M2 Browningu kuulipildujaid Ukrainasse sõjalise abipakettide osana, olid paljud skeptilised, kui kasulikud need tegelikult olla võiksid. See relv on üle 100 aasta vana ning selle põhikujundus pole järgnevatel aastakümnetel eriti muutunud. Kuid see skeptitsism on nüüdseks kadunud. M2 on osutunud sama tõhusaks droonide vastu, kui ta oli minevikusõdades tankide, soomukite ja kaevikutes olevate jalaväelaste vastu. Tõepoolest, peamise tootja, Belgia relvatootja FN Herstali, mis kuulub FN Browningu gruppi sõnul, on tänu sõjale Ukrainas nõudlus M2 Browningu järele hüppeliselt kasvanud. Ettevõte toodab FN Mäe küldotstarbelist kuulipildujat ja FN Mini-Mi kerget kuulipildujat, mida tuntakse USAs vastavalt kui M240 ja M249. Samuti toodab see püsse nagu FN Scar ning NATO standardile vastavat laskemoona, sealhulgas 5,56 mm, 7,62 mm ja 12,7 mm padruneid. Ettevõtte sõnul on nõudlus kõigi nende toodete järele kasvamas, kuid kõige rohkem just nende vastupidava M2 Browningu järele. Kuigi Ukraina sõda on selle nõudluse peamine tõukejõud, ei ole see ainus allikas. Ettevõtte pressiesindaja Henry de Arendi sõnul uuendas ja moderniseeris ettevõtte hiljuti Prantsuse armeele 2000 M2 kuulipildujat, mille USA väed olid neile jätnud teise maailmasõja ajal ja pärast seda. Me tuume need siia, uuendame need ja anname neile garantii, nagu oleksid need täiesti uued, ütles ta. See ongi M2 Browningu suur eelis, kui palju neid on saadaval. Relv projekteeriti algselt esimese maailmasõja lõpus, kuid sellest sai standardvarustus teise maailmasõja alguseks. Aastaks 1945 oli USA tootnud ja jaganud liitlasvägedele üle 2 miljoni M2 Browningu. Tuutmin on hiljem mõnevõrra aeglustunud uute kuulipildujate ja teiste sarmaste kaasaegsete relvade kasutuselevõtuga, kuid on toodetud veel 10 000, mis tähendab, et varustuses puudust ei ole. Üle 90 riigi kasutab seda raskekuulipildujat endiselt oma kaasaegsetes relvajõududes.
Seega polnud üllatav, et kui relvad hakkasid pärast Venemaa sissetungi 2022 aasta veebruaris Ukrainasse jõudma, oli M2 Browning üsna silmapaistvalt esindatud. 2024 aastaks oli Ukraina saanud varustust USA-st, Kanadast, Poolast, Leedust ja Itaaliast. Rooma tegi tarnimisotsuse vaid 4 päeva pärast Venemaa sissetungi algust, 28. veebruaril 2022. Relvad olid tõenäoliselt algselt mõeldud kasutamiseks nende traditsioonilises rollis, rünnates Vene jalaväge ja soomustehnikat, kui need üritasid liikuda Ukraina positsioonide ja linnade suunas. Kuid kuna sõjas domineerivad üha rohkem droonid, leidis M2 Browning uue elu ühe Ukraina kihilise droonivastase kaitse alustalana. See on suuresti tänu M2 erakordsele mitmekülgsusele. See on loodud kinnitatavaks peaaegu kõigele, mis suudab selle kaalu kanda. See on olnud üks selle võtmeomadusi juba 1930. aastatest alates. Universaalne disain, mis tähendab, et iga konkreetset M2 saab kohandada kasutamiseks lennukitel, laevadel või maavägedes. M2 oli teises maailmasõjas kõikjal kohal. Seda kasutati innukalt igal sõidukil, mis sõitis, seilas või lendas. USA armee võttis selle oma standardseks õhutõrje kuulipildujaks tankidel, poolroomikutel, veoautodel, tankitõrjesõidukitel ja teistel masinatel. USA armee õhujõududes oli see B-51 Mustangi ja B-47 Thunderbolti peamine relv ning kaitserelv pommitajatel nagu B-24 Liberator ja B-17 Flying Fortress. Iga B-17 pommitaja oli varustatud kuni 13 M2-ga, et tõrjuda vaenlase hävituslennukeid, kuni suurpommitaja oma sihtmärkideni jõudis. Samal ajal kasutas merevägi M2T õhutõrje kuulipildujana kõigil alustel, dessantlaevadest lahingulaevadeni, samuti lennukitel nagu F-4F Wildcati pardahävita ja BBY Catalina vesilennuk. 1930. aastate lõpus ehitatud Sargo-klassi allveelaevad olid enesekaitseks varustatud 2 0,50 kaliibriga kuulipildujaga. Isegi USA rannavalve dessantlaevad olid varustatud M2 kuulipildujatega, mida rannavalvurid kasutasid õhutõrjeks ja ranna tuletoetuseks. Tänapäeval kasutab USA armee endiselt M2 kuulipildujat maapealse meeskonna teenindatava relvana, samuti komandörirelvana praegusel Abramsi lahingutanki mudelil M1A2 SEP V3, kus see on integreeritud CRO kaugjuhitava relvasüsteemiga. Merejalaväelased kasutavad samuti endiselt M2 kuulipildujat jalaväe toetuseks ning oma uue amfiibsõiduki põhirelvana. Merevägi kasutab M2 kuulipildujaid tekirelvadena väikeste paatide, lennukite ja droonide tõrjumiseks. Õhuvägi on ajalooliselt paigaldanud neid HH-60G päästekopteritele ning nüüd ka sarnastele päästekopteri platvormidele ja baasi kaitseks. Ja nüüd kasutab Ukraina armee M2 kuulipildujat, et tõrjuda tavasi Vene edasitungi ja tulistada alla Vene droone uues lahenduses, paigaldades raske kuulipilduja pikapitele. See võimaldab Ukraina mobiilsetel kaitsemeeskondadel kiiresti liikuda sinna, kus neid vaja on, ning avada tuli ja kiiresti lahkuda, enne kui vaenlase droonid ja suurtükivägi suudavad nende asukoha kindlaks teha. Kui meeskond on positsioonil, saavad nad ära kasutada selle relva paljusid püsivaid eeliseid. Nagu võite ette kujutada, ei ole tänapäeva M2 enam seesama relv, mis ta oli 80 aastat tagasi. Sellele on aastakümnete jooksul lisatud erinevaid muudatusi ja täiustusi ning pole täpselt teada, millised mudelid on Ukrainale tarnitud. Kuid põhikonstruktsioon on jäänud muutumatuks alates 1930. aastate M2HB ehk raskerauaga versioonist. Tõepoolest, enamik uusi M2T põhikomponente nagu lukud, rauad ja korpused on endiselt vahetatavad vanemate mudelitega, säilitades teise maailmasõja ajal loodud logistilise selgroo. Browning M2 on õhkjahutusega lindis toidetav kuulipilduja, mis tulistab suletud lukust ja töötab lühikese tagasilöögi põhimõttel. See tulistab tänapäeval sama .50 BMG 12,7 X99 mm padrunit, nagu alati, ning selle suudmekiirus on samuti umbes 2900 jalga sekundis ja efektiivne laskekaugus ligikaudu 2000 jardi alaeesmärgi pihta. Kuid Browning M2 kõige kaasaegsem versioon M2A1, mis võeti kasutusele 2010. aastate alguses, sisaldas uuendusi. Need lahendavad enamiku relva pikaajalistest ohutusprobleemidest ja hoolduslikest kitsaskohtadest ning tagavad selle kasutatavuse ka uugele 21. sajandisse uue tüüpi ohtude vastu. Esiteks lahendati lukuvahe ja ajastuse probleemid.
klassikaliisel M2L tuli raua vahetamisel laskuril käsitsi reguleerida luku ja padrunipesa vahet ehk nende vahelist tühimikku ning ajastust ehk lööknõela joondust. Vale reguleerimine võis põhjustada katastroofilisi rikkeid, nagu padrunite iseeneslik süttimine või raua plahvatamine, mis võis viia vigastuste või isegi surmani. M2A1 uuendus lahendas luku ja padrunipesa vahe ning ajastuse probleemid. Raua pikendus on nüüd töödeldud täpsete tolerantsidega, mis kõrvaldab vajaduse kasutajapoolse reguleerimise järele. See eemaldab relva kõige ohtlikuma hooldusnõude ja välistab kasutaja vea. On ka teisi uuendusi. Ülekuumenenud raua vahetamine originaal M2L oli aeglane, 2 inimese töö, mis nõudis spetsiaalseid tööriistu ja mõõtevahendeid. M2A1 uuendus tõi kaasa eemaldatava kandekäepideme ja lihtsustatud lukustusmehhanismi. See võimaldab ühel operaatoril kuuma raua sekunditega ilma tööriistadeta vahetada, vähendades oluliselt relva rivist väljas olemise aega ja seega meeskonna kokkupuudet vaenlase tulega. Samuti, erinevalt peaaegu kõigist teistest kaasaegsetest kuulipildujatest, puudus algsel M2L ohutuslüliti. Meeskonnad kasutasid ajalooliselt improviseeritud meetodeid, näiteks kiilusid tühja padrunikesta päästiku alla, et vältida relva juhuslikku lasku. M2A1-le lisati standardiseeritud manuaalne päästiku blokeerimise ohutuslüliti, nii et nüüd saab relva ohutult kanda padrun padrunipesas. M2A1 tõi kaasa ka täiustatud optika ja märgatavuse vähendamise. Uus piludega leegisummuti vähendab suudmeleeki kuni 95%, hoides ära ajutise pimeduse öövaatlusseadmete kasutamisel ja vähendades kuulipilduri visuaalset jälge. Kaasaegsetel variantidel on vastuvõtja kaanel ka Picatinny siin. See võimaldab paigaldada kaasaegseid optikaseadmeid ja lasertähistajaid, mida algsel disainil polnud. Nüüd kiire meeldetuletus. Telli kanal, et saada igapäevaseid uudiseid ja põhjalikke analüüse kõige olulisemate sõjaliste ja geopoliitiliste arengute kohta. The Military Show kanalilt leiad alati kõige detailsema, täpsema ja sisukama sõjalise sisu YouTube'is. Nüüd, teoreetiliselt võib M2 Browning olla vana relv, kuid paljuski muudavad M2A1 uuendused selle sama sobivaks kaasaegseks sõjapidamiseks kui mõned palju hiljem kasutusele võetud relvad ja võib-olla isegi sobivamaks. Seetõttu on Ukraina asendanud mõnes oma T-72 AMT tankis algse Nõukogude NSVT kuulipilduja M2-ga, sest paljudes aspektides on M2 lihtsalt parem relv. NSVT tulistab 12,7 x 108 mm padruniga. Vastupidiselt sellele kasutab M2,50 BMG padrun veidi lühemat 12,7 x 99 mm padrunit. Sellest erinevusest hoolimata pakuvad mõlemad relvad laias laastus sarnast sooritusvõimet ja tõhusat laskekaugust lahingus. NSVT-L on siiski kõrgem tulekiirus kui M2L, umbes 700–800 lasku minutis, võrreldes umbes 450–600 lasuga minutis. Seega suudab NSVT minutis rohkem lasku teha, pakkudes potentsiaalselt suuremat tulemahtu. Siiski võimaldab M2 Browningu veidi aeglasem tulekiirus paremat täpsust ja kontrolli, eriti pideva laskmise korral. Kuid võib-olla kõige olulisem on see, et M2 pakub palju paindlikumaid kasutusvõimalusi kui NSVT. Seda saab paigaldada platvormidele nagu sõidukid, lennukid ja laevad. Samas kui NSVT-d kasutatakse peamiselt sõidukitele paigaldatud relvana ning seda pole kaugeltki nii lihtne kohandada. M2 kasutab ka laia valikut laskemoona erinevate ülesannete jaoks. Praegu saadaolevate laskemoona tüüpide hulka kuuluvad 706,7 kraanine M33 kuul padrun, mida kasutatakse elavjõu ja kergete sihtmärkide vastu. Samuti M17 jälituskuul, 622,5 kraanine M8 API, 619 kraanine M20 API-T ja M962 SLAP-T ehk Sabot tüüpi kerge soomuse läbistaja padrunid. See tagab täieliku valiku kuul, jälitus, soomust läbistavaid, süüte ja Sabot tüüpi kerge soomuse läbistaja padruneid. SLAP-T laskemuun kasutab 0,30 tollise läbimõõduga Wolframist läbistajat, mis suudab läbistada 1,34 tolli paksuse karastatud terasplaadi. 550 jaardi kaugusel 1,34 tolli, 1300 jaardi kaugusel 0,91 tolli ja 1600 jaardi kaugusel samuti 0,75 tolli. See lisab laskemoona põhjale ka jälituslaengu, et saaksid näha, mida tabasid.
Teisiti öeldes on M2 piisavalt võimas, et 600 meetri kauguselt läbistada 0,7 tolli paksust rullitud homogeenset terasest soomust, mida kasutatakse tankides ja soomukites. 5 sentimeetrit betooni, 30 sentimeetrit liiva või kuni 70 sentimeetrit savi. Kuid see ei paku ainult lühiajalist hävitusjõudu. Terasest toru on samuti mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks. Sellel on koobalt-kroomi sulamist vooder, mis võimaldab enne vahetust lasta kuni 10 000 lasku. Poole ime, et Ukraina sõdurid on kirjeldanud M2T kui usaldusväärset, kasutajasõbralikku ja suurema tulekiirusega kui teised nende arsenalis olevad kuulipildujad. Sellel on veidi suurem laskekaugus, 2000 jardi, kui kaasaegsemal M240 kuulipildujal. Lisaks tähendab selle suurem ja raskem 0,50 kaliibrine padrun, et M2 suudab tekitada palju rohkem kahju kui M240 isegi oma maksimaalsel üle 4 miili ulatuval laskekaugusel. 7,62 x 51 mm padrun, mida M240 kasutab, tekitab suudmes umbes 2500 jalanaela jõudu. M2E 0,50 kaliibrine padrun ületab selle kindlalt, tekitades sõltuvalt laskemoona tüübist 11 000 kuni 15 000 jalanaela jõudu. Lisaks originaalsetele M2 variantidele kasutab Ukraina ka Türgi Canik M2 QCB varianti, mis on väidetavalt sama kasulik. Vähemalt 600 Canik-versiooni tarniti Ukrainale 2023 aasta lõpuks. Nagu M2A1 on see põhimõtteliselt sama M2 disain, kuid oluliste moderniseerimistega, et lahendada samu pikaajalisi probleeme, millest varem räägiti. See on veidi raskem kui M2A1 lugukoja töötluse ja rauaprofiili erinevuste tõttu, kaaludes veidi alla 85 naela võrreldes 84 naelaga. Canik kasutab samuti kroomkattega raudu, et suurendada vastupidavust, mis võimaldab sellel tulistada umbes 20 000 kuni 25 000 lasku. See on samuti veidi pikem, umbes 65,5 tolli võrreldes 64,9 tolliga. Kõige olulisem on see, et Caniki saab üsna lihtsalt paigaldada kastiautodele droonitõrje missioonideks, täpselt nagu M2. Ja erinevalt M2-ist toetab Caniki tulemehhanism nii üksiklasu kui ka automaatse tulerežiime. Ukraina kasutab samuti laialdaselt nõukogude ajast pärit õhutõrjekahurit droonitõrje operatsioonides, 23 mm ZU-23-2. Nagu M2 on ka need kahurid muutumas üsna vanaks, kuid nad on endiselt ühed kõige usaldusväärsemad droonitõrjerelvad tänu oma suurele tulekiirusele ja kuni 2500 meetrisele tõhusale laskekaugusele. Iga ZU-23-2 kahuri 2 torust on teoreetiliselt võimeline laskma 1000 lasku minutis, kui päästikut hoitakse all seni, kuni kogu laskemoon saab otsa. Siiski lasevad suurtükimehed tegelikus kasutuses tavaliselt lühikeste 2–5 sekundi pikkuste valangutena, mis tabab umbes 400 lasku minutis iga toru kohta. Astmeline tulistamisprotsess hoiab ära õhkjahutusega torude ülekuumenemise, mis võib põhjustada enneaegset süttimist ja liigset toru kulumist. Nüüd Ukraina ekspertide sõnul, kuigi M2 Canik ja ZU-23-2 on droonide allatulistamisel tõhusad, ei ole need täna Ukrainas kasutusel olevatest kuulipilduja põhistest droonitõrjesüsteemidest kõige tõhusamad. See tiitel kuulub Saksa konstruktsioonile. Gepard, iseliikuv õhutõrjekahur. Kaaludes 46 tonni ja olles paigaldatud muudetud Leopard 1 tanki šassiile, jõudis Gepard Ukrainas teenistusse 2022 aastal. Sellel on 2 35 mm automaatkahurit ja 2 radarit, mille tuvastusulatus on kuni 15 kilomeetrit ning need on osutunud äärmiselt tõhusaks Venemaa madalal lendavate aeglaste Gerun kaugmaa kamikaatse droonide allatulistamisel. Umbes 100 Gepardit, mis on teadaolevalt Ukrainas teenistuses, on osutunud nii tõhusaks, et Saksa tootja KNDS pakkus Ukrainale 2025 aasta alguses spetsiaalset uuenduspaketti. Pakutud moderniseerimine hõlmab täiustatud radari- ja jälgimissüsteeme, ballistilist arvutit, laserkaugusmõõtjat, GPS-i ja krüpteeritud sidet. Need funktsioonid suurendaksid nende võimet tõrjuda Venemaa arenenumaid droone ja tiibrakette. Kuid M2L on mobiilse droonitõrje rollis Gepardi ees endiselt tohutu eelis. See on mobiilsus. Gepardi kahuriid on paigaldatud raskel roomikutega tankisšassile, mis piirab selle mobiilsust ning tulista- ja taanduvõimekust. Seevastu M2 saab paigaldada igale sõidukile, mis suudab selle kaalu kanda, muutes selle ideaalseks kiireks kasutuselevõtuks ja varutoeks tõrjedroonide meeskondadele, nagu mainiti video alguses toodud näites.
Su-23-2 saab samuti paigaldada veoautodele ja kastiautodele, kuid selle lisakaal piirab sobivate mudelite valikut. Need kaksik 23 mm kahurit tekitavad märkimisväärset pöördemomenti, nii et kergema tsiviilpooletonnise šassii puhul sageli on vaja ulatuslikult keevitada tugijalgu või stabilisaatoreid, et sõidukit laskmise ajal stabiliseerida ja vältida veoauto raami kahjustamist või isegi veoauto ümberkukkumist. Seetõttu paigaldatakse see tavaliselt tugevdatud platvormidele või raskematele 1,5–6 tonnistele veokite šassiidele, nagu GAZ-66, CIL-131 või modifitseeritud kaamasid, et vältida konstruktsiooni purunemist. Seevastu M2 ja Canik sobivad hõlpsasti tavaliste tsiviilveokite kastidesse, ilma et oleks vaja šassii tugevat tugevdamist. Nende kiirelt vahetatav toru on selles mobiilses rollis eriti väärtuslik, võimaldades meeskonnal kiiresti ülekuumenenud toru välja vahetada, samal ajal soomustamata veokikastis kaitseta olles. Ukraina on isegi kasutanud kahekordseid paigutusi kastiautodel, et kahekordistada tulemahtu väikeste, kiiresti liikuvate droonide vastu. Miinus M2-dega varustatud kastiautode kasutamisel on muidugi see, et kuulipilduja operaatorid on palju kaitsetumad kui tankis või gepardis olles. Ukrainas on tänapäeval modifitseeritud kuulipildujatega kastiautodel sageli droonivastased traadist puurkatteid, kuid mitte soomust. Ukraina tööjõupuudus on hästi teada ning oskuslike operaatorite nagu M2 kuulipilduja operaatorite kaitsmine muutub üha olulisemaks. Viimasel ajal on Ukraina leidnud M2-le veel ühe uuendusliku kasutusviisi, paigaldades selle mehitamata maismaa sõidukitele ehk UGV-dele. Kõige enam dokumenteeritud M2-ga varustatud robot on DevDroid TVV12,7, mille on välja töötanud Ukraina ettevõte DevDroid koostöös tankibürooga. Robot on relvastatud M2 Browningu kuulipildujaga, selle laskekaugus on umbes 1 kilomeeter ning see on varustatud öövaatlusseadmega. Seda juhitakse kaugjuhtimise teel, mitte täielikult autonoomselt, kuigi see suudab täita eelprogrammeeritud lahingülesandeid. 2025 aasta lõpus paigutas Ukraina 3. armee korpuse üksus väidetavalt ühe sellise roboti rindepositsiooni hoidmiseks üksi 45 järjestikuseks päevaks. Robot läbis iga 48 tunni järel hoolduse ja taaslaadimise, kuid ei andnud positsiooni kunagi jalaväele üle. Vene väegedel ei õnnestunud kogu missiooni vältel seda sektorit vallutada ega sinna imbuda. Varem, 2024 aasta novembris, TDV12,7, mida kasutas 5 eraldi ründebrigaad, korraldas varitsuse ja hävitas Vene MT-MTLB soomustatud roomiksõiduki Konstantinuka lähedal. Läbistava süütepadruniga tulistades ründas robot öösel vahetust kaugusest sõidukit, läbistas selle õhukese soomuse ja kõrvaldas meeskonna. Aga see pole ainus robot, mille Ukraina on relvastanud M2-ga. T-700 on raskema klassi mehitamata maismaasõiduk, mis on ehitatud kandma kuni 700 kilogrammi raskust ja mõeldud pikaajaliseks tuletoetuseks, kus kergem TV12,7 võib liiga kiiresti laskemoonast tühjaks saada. See on ainulaadselt varustatud 2 kuulipildujaga, peamise M2 Browningu ja teisejärgulise 7,62 mm PKT-ga, ning sellel on piisav kandevõime, et transportida suuremaid laskemoonavöösid ja lisapansarplaate. Ukraina on samuti välja töötanud Numo mehitamata maismaasõiduki. Tankibüroo ja DevDroidi ühiselt välja töötatud Numo on modulaarne platvorm, mida saab varustada lahingumooduliga kas M2 Browningu või väiksema K2 7,62 või PKT jaoks. See toimib mitmekülgse otsingu- ja hävitussüsteemina, täites lünki kaitseliinides ning viies läbi kõrge riskiga patrulle seal, kus sõdurid oleksid droonide jälgimisele ja suurtükiväele haavatavad. Ja nii legend jätkub. Iga põlvkond astub M2 uude rolli, justkui oleks see loodud ainult konkreetse ülesande jaoks. Kaevikusõjast tankide õhutõrjekahurini, kopteriukse kuulipildujast nüüd droonitõrjekahurini. Kuna sõda jätkub, kes teab, milliseid teisi uuenduslikke kasutusviise leiab Ukraina sellele legendaarsele relvale. Aga üks asi on kindel. Enam kui 100 pikkuse tipptaseme kogemusega on M2 Browning endiselt sama asjakohane kui kunagi varem ja on ebatõenäoline, et see niipea muutub. Loomulikult hoiame teid kursis, kui ilmnevad uued arengud, nii et kindlasti tellige meie kanal. Seniks vaadake seda videot sellest, kuidas Ukraina robot hävitas terve Vene üksuse. Aitäh vaatamast!